5 põhilist viga, mida kliendid teevad generaatori kasutamisel. Esimene viga, mille kliendid tavaliselt teevad, nad unustavad generaatori tankida. Seade jääb seisma ja kutsutakse välja tehnik. Teine põhiline viga, mille kliendid teevad, on valed kaablid. Kasutatakse liiga väikse ristlõike pindalaga kaableid, mis suurendavad generaatorile koormust või üritatakse kogu vooluliin teha võimalikult peenikese kaabliga, mille tulemus on samamoodi suur koormus generaatorile ja see lülitab ennast välja. Meie generaatorid on varustatud mitmete erinevate pistikupesadega, kuhu te saate oma kaableid ühendada. Samuti on meil pakkuda erinevaid kaabli üleminekuid. Kui teil on vaja ühe faasi puhul minna tavaliselt šükapistikult, mis on hästi tuntud, minna tööstusvoolule, saame sellele lahenduse või ühendada erinevaid seadmeid, millele on vaja kasutada kaablikingasid. Meil on need lahendused olemas. Kolmas viga, mille kliendid teevad, on faaside ebaühtlane koormamine, mille tagajärjel võib generaator välja lülitada. Siin me näeme, et esimesel faasil on oluliselt suurem koormus kui teisel ja kolmandal. See on täiendav koormus generaatorile. Neljas viga, mille kliendid tavaliselt teevad, on liiga väikse generaatori tellimine. Kuna ehitusobjekt algab väikse koormusega, aga objekti kasvades elektrivajadus suureneb. See tähendab vahel seda, et kui te alustate projekti 16 kilovatise generaatoriga, siis lõpetate te selle võib-olla selle generaatoriga, mis on 48 kilovatine. Viies viga, mille kliendid teevad, on see, et nad tellivad generaatori ettevõttest, kus puudub kliendi tugi, mis on spetsiifiline generaatoritele. Kui te vajate generaatorit, helistage Storenti.